tulin mina Tallinnasse, tulin Tallinnasse. Pidev saamatus prügiveo korraldamisega Tallinnas pani Tallinna linnajuhid vahepeal mõtlema sellele, et tuleb ise luua Tallinnale kuuluv prügifirma ja loobuda kiuslike erafirmade teenustest. Nüüd on aga sedapuhku jälle tüli majas. No kõik hakkas umbes 2 kuud tagasi, et tuli prügivedu OÜ esindajad Nõmme linnaosavalitsusse. Ütlesid, et meil Silikatsiili alguses on üks asfaltplats, mida nad tahaksid siis oma prügikonteinerid hoiustamiseks kasutada. Ja kuna see plats seisis tühjana, siis meie linnamajandusosakond mõtles, et miks mitte siis anda see rendile, nii nagu kord ette näeb, ja vaadati siis ka hinnad üle, kohtuti firma esindajatega, summad olid päris suured, nii et kuusse tuleb kuskil siin üle 12 000 euro, ehk siis vanas rahas 200 000 krooni. Ja ka meie ettevõtlusspetsialist rääkis koos linnamajanduse osakonna inimesega, et saate aru, et see on päris suur kohustus ja ei, kõik sobib ja väga hea, et teeme selle lepingu ära. Nõmme linnaosavalitsus on otsinud hädale lahendusi, aga tulutult. Prügivedu Tallinna OÜ juhte, Nõmme linnaosavalitsuse ametnike jutt ja kokkulepped aga ei huvita. Nii väidab Erki Korp. Ja läks siis mõni aeg mööda. Noormehed teatasid, et me ei tule lepingut sõlmima, et ikka liiga kallis ja ei sobi ja nii edasi, nii edasi. Ja siis ütlesime, et võiks siis need asjad sealt, need konteinerid nagu pead kokku koguda ja asja ära lõpetada, kui teile ei sobinud see plats. Ja siis enne jaanipäeva just sai jälle nagu pilk peale visatud, et konteinerid ikka alles. Ja sai helistatud firma esindajatel, lubati, et peale jaanipäeva saame Põhja-Tallinnas siis endale uue platsi ja kolime kõik ära. Ja nüüd jällegi see nädala alguses käisin seal spetsiaalselt selle platsi vaatamas ja näen, 2 prügiautot tulevad, panevad konteinerid maha, laga on hästi palju ja siis otsustasime, et teeme linnaosavalitsuse poolt kirja ja teeme siis sellise märgukirja, mille taga on ka arve, et kuna firma ikkagi kasutab seda platsi, et siis ta oleks kohustatud nagu selle eest maksma. Mida aga prügifirma esindajatel öelda on? Miks siis platsi rentimise eest raha maksta ei taheta? Asi puudutab seda platsi siin. No ma olen ülemustele peaksid rääkima. Teie ei tea sellest midagi? Ei. Aga kuidas ülemusi kätte saab? No nad käivad siis, kui neil on aega. Aga suvel puhkavad. Telefonid on väljas. Ma ei oska midagi kommenteerida. Aga äkki saate anda mingid numbrid, kuidas teie nüüd kätte saab? Ma ei saagi kätte. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Vaat selline seletus siis ettevõtte prügivedu Tallinna OÜ näitsikutelt. Nõmme linnaosavanem Erki Korp on pettunud ja nõutu. Tema arvates tuleb välja, et ärimehed tõmbasid justkui Nõmme rahval naha üle kõrvade. Ka Tallinna munitsipaalpolitseile on tehtud vastav avaldus, ka politseid teavitasin ja kohati tekib siuke nõutu tunne, et võib-olla need trahvisummad on nagu väiksed maksta ja siis üüri ei maksta. Ei tegi lüpsta, jah? No, võib öelda ka niimoodi, ja ei ole seda häbiga siin tunnistada, sellepärast, et linnaosavalitsusest peab seisma hea selle eest, et ka linnakodanikud siis laiemalt ei saaks petta ja oleksid ettevaatlikud siis selliste firmadega suhtlemisel. Ja nüüd pole muutkud vesi ja leib ja vesi ja leib.